Kui palju on 1 kraad? Seda võib küsida erinevas kontekstis, sõltub taustsüsteemist. Ja Erasmuse egiidi all toimiva rahvusvahelise projekti raames on loodud õppematerjal, mis toetab algtasemel keskkonnaalase teadlikkuse tõusu ja seoses migratsiooni ja immigrantide probleemi laienemisega, kes tulevad siis uude elukeskkonda ja uutesse elutingimustesse, on vaja neile kohati võimalikult lihtsas keeles olulisemate põhiprobleemide ja protsesside ning mõistete sisulist tähendust selgitada. Kogumik on loodud mittetulundusühingu Eluliin tegevuse raames, kes on selle projekti partner, ja õppematerjal on koondatud Weebly töökeskkonda, koosneb 3 üldosast. Õppematerjal annab teemavaldkonnast lihtsa, teoreetilise ja näitlikustatud ülevaate. Õppemängude osas on võimalik omandatud teadmisi kinnistada, seda toetavate e-ülesannete abil. Ja 3. osa on käsiraamat, kus on siis üldistav kokkuvõte käsitletud teemadest, samuti oodatavatest õpitulemustest, sisaldab võimalusi rühmaarutelude läbiviimiseks, töötubade läbiviimiseks ja samuti enda keskkonnateadlikkuse ja käitumisharjumuste testimiseks. Samuti on huvilistele erinevaid lisamaterjale lingitud, kas siis videod, mingid keskkonnaportaalid, andmebaasid. Ja kõik 3 üldosa sisaldavad omakorda 9 teemavaldkonda. 3 esimest valdkonda on seotud teoreetilise algbaasiga, kus siis lihtsas keeles on atmosfääri nägu kirjeldatud, ilma ja kliima kujunemist, neid mõjutavaid tegureid, mis näitajatega neid iseloomustatakse. Ja samuti lihtsas keeles püütud kliima soojenemist selgitada, mis on tema põhjused, mis on tagajärjed, kuidas need ilmnevad. Ja kasvuhoonegaaside tekke selgitamine on oluline, sest ilma selleta ei tea me ju, kuidas oma käitumismustreid siis kuduma hakata. Selleks on abiks animatsioonid, videod. Edasi läheb juba konkreetsemaks. Ökoloogiline jalajälg on meil kõigil, kas riikide või üksikisiku või mingi kogukonna tasandil. Ja ökoloogiline jalajälg on võimalik välja kalkuleerida ja igal tootel ja teenusel on oma ökoloogiline seljakott. See tähendab, ressursid on turjal idee nii-öelda sündimisest kuni toote lõpptsüklini, et kuidas me lahendame ka utiliseerimise ja taaskasutamise ehk sellega seoses ka jätkusuutlikkuse valdkonna. Meie igapäevane elu on seotud liikuvusega, selleks on erinevad põhjused ja seda soodustavad tegurid kaasaegses maailmas on välja kujunenud kindlad suunad, väga erinevad liikumisvõimalused, aga sellel on oma sotsiaalne ja keskkonnaalane mõju ja oluline on mõelda ja kõik suurlinnad ja asumid näevad selle nimel vaeva, kuidas autostumise rattast välja pääseda. Igapäevases elus tegeleme me majapidamise energia ja selle kokkuhoiu võimalustega ja seda mõõdetakse kindlate energiaühikutega. Läheme poodi, me peaks otsima kindla energiamärgise ja tõhususega tooteid. Kõigil on olemas oma kodu ja näiteks koduvalikul võiks tähele panna, mis materjalidest ta on
valmistatud, kas need materjalid on jätkusuutlikud, kas see hoone on keskkonnasõbralik, kui suured on tema soojuskaod ja millised on nende vähendamise võimalused. Samuti kodus mõtlema, kuidas me lahendame valgustusega seotud, elektroonika kasutusega seotud ning näiteks kuidas me säästame kas energiat pesu pesemisel või näiteks toidu valmistamisel. Igapäevaelus on praegu kõige suurem probleem toidu ja jäätmete küsimus, sest maailma rahvaarv kasvab ja toidukeskkonna mõju on juba ületamas väga paljusid teisi inimeluga seotud ja ühiskonna toimimisega seotud valdkondadega. Ja ainuke võimalus seda toidu jalajälge vähendada on mõelda toidukadude vähendamise peale. Väga tihti on selleks väga lihtsad igapäevased võtted, kas või tarbimisharjumuste muutmisel. Abiks on toidufoorid ja on võimalik läbi viia eneseteste, mis näitab meie keskkonnateadlikkust ning käitumisharjumusi. Ja muidugi kaasaja maailma saatanast tulenev probleem ostlemine ehk konsumerism, ületarbimine, kuidas sellest reklaamimaailmast läbi astuda ja siis liikuda pigem taaskasutuse ja ringmajanduse suunas. Kokkuvõttes peaks see õppematerjal võimaldama siis omandada algteadmised eelpool loetletud teemade ringis ja saada algteadmisi kliimamuutuste tähendusest, põhjustest, teguritest ning mitte jätta kõrvale ka looduslikke tegureid. Õppematerjal toetab keskkonnamuutustega kaasnevate protsesside teadvustamist ja sellest tulenevalt võiks siis kaasneda teadlikud käitumis- ja tarbimisharjumused, nende kujunemine lõppkokkuvõttes jätkusuutliku elustiili võidukäik. Seda õppematerjali saab kasutada ka meie üldhariduskoolides juba päris algastmest peale ja kui õpetajal on antud aine või õppekava raames vaja mingisugust pädevust või teadmist, oskust arendada, siis siin on näitmaterjale enese arendamiseks, teste ja kindlasti õpilaste keskkonnateadlikkuse suurenemist ja silmaringi avardamist see soodustab.